üks lahe harjutus, mida saab teha ka peegliga, on see, et vaadake peeglisse ja siis lahutage sealt maha oma enese lugu oma enese suhtes. See nõuab minuteid, võib-olla 10 minutit, võib-olla 1 päev, 2 päeva, võib-olla nädal, aga see on väga huvitav harjutus. Vaadake peeglisse ja lahutage sealt oma enese lugu. Ja ühel momendil vaatab teile peeglist vastu justkui täiesti võõras inimene, justkui inimene, keda te näeksite elus esimest korda. See ongi see päris teie päris hing, kes on võtnud reaalse kehastuse. Alles jääb puhas hing oma puhtas kehastuses, mis on peegeldumas teile vastu teie peeglist. Selline lahe ülesanne siis harjutamiseks. Niisamuti toimub ka see maailma ja maailma tajumise suhtes. Te vaatate oma maailma läbi oma enese kogemusliku filtri. Kuid vaadates ja tajudes ja tundes maailma, mis päriselt toimub, vaadelge vaadeldatavad ja lahutage sealt ära oma enese lugu. Ja lahutage maha ka kõik negatiivsed ja positiivsed emotsioonid. Ehk siis emotsionaalne väli lahutage ka sealt maha ja vaadake, mis alles jääb. Puhtam, reaalsem, tõelisus jääb alles. Huvitav, kus asub meie maailm, kus see asub ja kus mina asun oma enese maailma suhtes. Ja kui minu sees on minu kogemuslik lugu ja seal kuskil on see ühiskondlik, see maailma jutustamise lugu, siis kuidas minu enda kogemuslik lugu on seotud välismaailma ühiskondliku kogemusliku looga. Me näeme ja tajume kogu seda maailma läbi oma enese kogemusliku informatsiooni kogemuse. Me näeme ja kogeme maailma läbi oma enese jutustuse, kuidas me seda maailma jutustame. Milline kogemus meil on olemas selle maailma suhtes, aga see kogemus on ju sul olemas ainult ühe mätta otsast vaadatuna. Sul on ühe mätta kogemus. Maailmas on tuhandeid, miljoneid, triljoneid mättaid, on ju nii? Seega on olemas ka hästi palju miljoneid teisi lugusid, teisi kogemusi, teisi vaatenurkasid. Kuidas nüüd saada kõige reaalsem pilt? Me näeme, tajume ja kogeme seda maailma läbi iseenese filtri. Selleks filtriks on meie enese lugu, meie enese kogemuslik lugu. Seega ma tajun ja kogen ja kuulen ja vaatan ja tunnen seda maailma läbi ühe ainukese mätta otsast vaadatuna. See on üks väga väike kogemus. On ju nii, ainult ühe mätta otsast, ainult ühe mätta kõrgus, laius, vaatenurk, ainult läbi ühe enese vaatenurga. Ja kas sa vaatad veel sealt mätta otsast 360 kraadi või sa vaatad ainult 12, 13, 15 ja ei julge sedagi vaadata, sest et pigem paned käed silmade ette ja pigem ei vaataks üldse, sest nii hirmus on. Kuid maailm on ju täis teisi inimesi, teise mätta otsast vaadatud vaatenurkasid. Ja minu mätta vaatenurk ei ole sugugi õigem kui sinu mätta vaatenurk, mil sina vaatad praegu minu videot. Aga me saame omavahel suhelda, sest et meil on kuidagi avatud vaatenurk, mina teen videot, sina vaatad, me oleme üksteise suhtes avatud vormis. Ja meil on kohtumine ja meil on läbi interneti kohtumine. Aga te saate aru, et läbi selle ühe inimese elukogemuse on ju väga vähe kogemust selle maailma tunnetamise jaoks. Seega, kui ma võtaksin praegu nüüd ja sama ühendust kõikide maailma mätaste ehk siis inimeste
kogemusliku informatsioonipagasiga. Mis ma siis saan? Ma saan hiiglasliku kogemusliku pagasiga ühendust. Ja iga mätta otsas ma saan täiesti erineva, mis siin maailmas on kõik õige ja ma saan täiesti erineva, mis siin maailmas kõik on justkui valesti. Seega mina siin praegu oma mätta otsast, olles ühenduses kõikide maailma muude mätaste kogemusliku informatsiooni pagasiga, saan öelda, et mina määratlen selle, kuidas mina näen, tajun, kuulen, kogen maailma. Aga veel huvitavam on see, et kui ma jätan maailma kõrvale ja lahutan sealt oma enese kogemuse ja lahutan sealt kõikide teiste inimeste kogemuse, siis jääb ju alles puhas, reaalne maailm. Ja nüüd lähebki huvitavaks. See tähendab seda, et mida iganes ma vaatlen, kogen, jälgin, olen, ma võiksin sealt lahutada iseennast. Sest et minu ala 41-aastase inimese elukogemus on ju päris pisku, peaaegu olematu, on ju nii. Aga millegipärast see määratleb kogu minu taju maailma. See määratleb ära kogu minu arusaama maailmast. Kuidas saab nii pisikene osa ära määratleda kogu selle hiiglasliku maailma? Seega, vaadates maailma, võiks ära lahutada oma enese lugu sellest. Ja see, mis alles jääb, on maailma natuke puhtam lugu kui see, kui ma vaatan ja tajun ja kogen seda maailma läbi enese loo. Ükskord ma tegin siin veskis ühele külalisele pannkooke teflonpanniga. Ja ta ütles mulle, et see teflon on väga mürgine, et kuidas ma saan temale teha pannkooke nüüd selle väga mürgise panniga. Ja siis ma mõtlesin ja jõudsime arutlusega sinna kohta, et huvitav, kui mürgised on meie enese mõtted, et need suudavad ka ühe teflonpanni täiesti mürgiseks välja mõelda. Jah, ilmselt seal ongi need tefloni osakesed ja ma neelan need alla ja ma võin saada tervisekahjustused. Meie mürgised mõtted suudavad palju ebatervislikumat maailma meile luua kui minu üks pannkookidega. Seega läbi elu vaadeldes meie mürgised mõtted põhjustavad meile palju suuremaid ja laastavamaid tervisekahjustusi kui see üks teflonpann, millega ma süüa teen. Me kuidagi näeme mürgist teflonpanni, aga me ei näe oma enese mürgiseid mõtteid, mida meie oma enese reaalsusega korda saadame. Üks selgelt nägija on rääkinud sellise loo, et tema vaatab vaadeldatavat ja lahutab sealt ära oma enese. Ja siis ta saab alles selle, mida ta läks vaatlema. Ja väga tihti on see, et ta hakkab midagi vaatlema, lahutab ära sealt iseenesest ja ta ei näe enam üldse seda, mida ta läks vaatlema. Sest et tema filter moodustas peaaegu 100% sellest, mida ta algselt nägi. Ehk siis ta ütles, et alguses ta saab nagu pimestatud või nagu valgustatud, sest et kui ta ennast ära lahutab, siis kaoks nagu korraks kõik ära ja siis ta peab ootama, et ta hakkaks tema nagu see selgelt nägemine osa hakkaks nägema seda selgelt, seda osa, millest ta ennast ära lahutas. Aga alguses tuleb tükk tühja maad tühjust. Alguses ta ehmatas ära ja arvas, et alles jääbki tühjus, aga tegelikult meie enese osa on sealt nii suur, et me peame lausa ootama, et meie teadvus aru saaks, et me lahutasime sealt nüüd ära iseenese ja nüüd me soovime näha seda teadvuse informatsiooni osa, mis alles jääb. Seega võib väita, et me ei olegi kunagi seda päris puhast maailma ja informatsiooni vaadelnud. Meil käibki mäng ja me vaatleme ainult läbi enese kogemuse
Seega me ei vaata maailma, me ei vaata reaalsust, me ei jõuagi võib-olla nii öelda kohale. Me vaatleme ainult oma enese kogemust. Ja vaatame korraks nüüd seda sama paanilist olukorda maailmas. Lahutame sealt ära oma enese loo ja lahutame sealt ära hirmu. Oota, kui see sulle mõjub. Sa pead kohe mitu minutit harjutama, sest et sa ei ole varem seda harjutust teinud ja su pea alguses ei oska seda lahutustehet nagu korda saata. Ehk siis võta see sama olukord maailmas, lahuta sealt ära oma enese lugu ja lahuta veel ära hirm ja vaata, mis alles jääb. Näpu otsatäis pisikuid jääb alles, mis on kogu aeg maailmas olemas olnud. Aegade alguses saadik ja maailma lõpuni on nad olemas. Nii, ja mis sa nüüd selle teadmisega peale hakkad? Et läbi oma enese loo, läbi ühiskondliku loo ja läbi hirmu võimenduse sa said ühe suure õhupalli. On ju nii? Sa saad sellist mõttelist treeningut teha igasuguste vaatenurkade suhtes, mille suhtes sa tunned suurt ebamugavust iseenda sees. See ebamugavustunne annabki sulle teada, et see miski ei sobi sulle, et midagi on seal väga valesti. Ja tihti ongi seal valesti just nimelt see emotsionaalne pagas, mida ta kannab. Reaalsus seal taga on väga-väga väike osa, näputäis pisikuid. Näputäis baktereid, näputäis midagi, miskit, mis on tohutus ülevõimenduses emotsionaalsusega. Selle teemaga haakub natukene ka selline mõte, et kus me siis elame. Kas me elame nagu põrgus või me elame parasiidis? See oli küll hea nali praegu. Nüüd kerkib üles hoopis selline küsimus, et kuhu sa oma mätta üles oled ehitanud. Kas põrgusse või paradiisi? Vastavalt sellele sa oma maailma koged. Väga paljud räägivad ja tunnetavad oma maailma, et justkui põrgu ja saaksid ükskord välja. See on nende mätas. Ja väga paljud räägivad, et tegelikult me elame paradiisis, mitte parasiidis. Kas paradiisis on võimalik, et tuul võiks tormiks minna ja õunad mädanevad? Jaa, eluloomulik tsükkel käib nii põrgus kui paradiisis ja täpselt vastavalt sinu enese mätta otsast vaadatuna. Ja kutsun teid siiski vaatlema ka maailma, lahutades sealt ära iseennast ja emotsiooni ja vaadeldes, mis siis alles jääb. Ja siis võib siiski alles jääda üks väike näputäis puhast reaalsust, mis inimesed oma emotsionaalsusega ülesse puhuvad. Ja nii lihtne see ongi. Kersiõied lõhnavad.